sellel fantastilisel paneelil ja ma nüüd olen telefonis, aga mitte, et mul on igav ja ma tegelikult ei vist olla sinna ma sätin, vaid mul on siin mõningad märkmed ja asjad, mida ma peaksin teadma, et olla oma töös pädev. Meie paneeli tänane pealkiri on siis tantsust elukutse, kuidas, kuhu ja kellega. Ehk siis räägime tantsijatega nende karjäärist, selle võimalustest, väljakutsetest ja varjatud tahkudest, aga ka laiemalt avalikkuses olemise artisti elu erinevatest külgedest. Ja meil on täna siin fantastiline paneel fantastilistest säravatest artistidest. Mul on hea meel neid kõiki ka isiklikult tunda ja öelda, et nad ei ole mitte ainult fantastilised oma töös, vaid ka fantastilised inimesed eraelus. Ja mul on tõesti hea meel, et te olete täna rääkimas sellest ühest, ma ütleks, kõige ilusamast elukutsest, tantsija elukutsest. Ja kes meil siis täna siin niimoodi kaunilt on Triinu Upkin. Palun aplaus. Tere! Kes on siis elukutseline tantsija, mis on loogiline, sest ta on siin paneelis. Eesti Rahvuspalleti artist ja lavastaja, kes on lavastanud ka Estonia lavade jaoks. Tegeleb ka muusikaga. Tal on oma debüütalbum kõikvõimalikus väljas. Kas sul on veel albumeid väljas? Ei, aga singleid on sinna tulnud otsaga. Ma praegu salvestan oma järgmist albumi. Nii, kes salvestab ka oma järgmist albumi? Kes on teinud väga paljude muusikutega koostööd ja lisaks on siis ka Eesti Balletiliidu juhatuse esimees. Sest et kui oleks kõik seal naised, siis ta oleks esimees. Palun, suur aplaus. Meil on siin Allar Valgev, kes on tantsija koreograaf ja siis rohkem siis kaasaegse tantsu peale niimoodi nagu või kuidas? Ei tea. Kõike, anna ainult ette. On teinud kaasa, on olnud lavastaja selliseid lavastajaid Love Me Tinder ja Rütmus. Ja samuti sa oled siis Step, Swing, Revue ja teatrilavad kõik, no vist ongi kõik, mis tantsumaailmas ette visatakse, sul ei ole probleeme. No, jah. Teie ka sellistes lavastustes tantsijana, näitlejana, West Side Story viildaja, katusel kabaree ja mul on hea meel temaga lavalaudu praegu jagada sellises toredas muusikalis nagu Kinky Boots. Allar Valgev. Siis ma ütleksin, et pea üks pikemaaegseid sõbrannasid mul isegi Saaremaalt pärit tantsija Kristi Jaksim, kes on vabakutseline tantsija, koreograaf ja õpetaja, on teinud kaasa show- ja lavaprogrammidega Tallinki ja Silja laevadel. On siis Dance Act College'i lõpetanud ja Tallinna Ülikooli mikrokraad kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja ja teed ka kaasa erinevates saadetes, nii et võib siin televiisori ekraanidel samuti näha. Allaris tegelikult kehtib ka see tegelikult kõigi puhul vist on see, et ekraanidel saab teid näha. Kristi Jaksim. Ja Mark Monak, Pärnu poiss, otse tulnud siit Pärnu rannast. Alustas tantsuga Vahv Dance'is juba 2003 aastal. Stiilideks siis hip-hop, modern show, kaasaegne tants, kõik värgid, särgid. Tegutseb juhendaja, koreograafi ja lavastajana aastast 2016. Ja aina tegeleb, kas sina lavastasid ka või olid kättpidi kallal viimase meelelahutuse auhindade selle avashowga või ei olnud, lihtsalt tantsisid? No tantsis seal fantastiliselt. Tantsisin või? Minu arust olid sina seal, jah? Võimalik, ma ei... Kes seal on mõnes oli see? Jah, olin küll, jah, sorry. Aga ei lavastanud? Ei, tantsisin. Oleksin. Igal juhul igati tunnustatud, käinud võistlemas, teinud, toimetanud siin ja seal pool sood. Mark Monak, palun. Ma arvan, et väga mõistlik olekski kohe alustada sellest, et ma nüüd rääkisin nii-öelda sellised kuivad faktid, aga kuidas teist tantsijad said? Ja üldse mitte, kuidas teist tantsijad said, vaid et mismoodi see kõik algas ja miks sai tehtud need valikud? Alustame Triinust. No tere uuesti, kui ma sõna saan. Aitäh.
No kuna mina olen balletiartist, siis selles mõttes balletitantsijaks saamiseks ei ole nagu väga palju erinevaid teid. Et tuleb üsna noorest peale hakata lihtsalt balletikoolis käima ja balletti õppima. Minu tee küll oli natuke ebatavaline selles mõttes, et kuna ma ei ole Tallinna tüdruk, siis mina ei käinud Tallinna balletikoolis, mis tänaseks on Muba, vaid õppisin hoopis Tartus Ida tantsukoolis, mis on siis erakool. Nii et ma käisin päris koolis päeval, ma käisin ka muusikakoolis, õppisin viiulit ja selle ma käisin ka lõpuni. Täitsa mängisin viiulikontserti, ja siis õhtul kõige viimasena oli balletitrenn, aga see on ikkagi selline tantsuvorm, mida küllap te teate, tuleb õppida ikkagi iga päev ja mitte ainult seda klassikalise balleti asja, vaid sinna juurde kõik karaktertantsud, näitlemised, natuke kaasaegsed tantsu ja nii edasi. Nii et mina olen selline laps, kes hommikul kell 8 alustas ja õhtul kell 10 lõpetas ilma pausita ja niimoodi iga päev ja niimoodi 9-aastasest kuni 18 aastani seni. Ja mulle see väga meeldis ja sobis. Ja siis, aga kuna erakool ei ole, ei saa anda diplomi ja kuigi tänapäeval ka teatrites üldiselt ei küsita sinu haridust selles mõttes, et kus koolis sa käisid ja näita nüüd see diplomit, vaid nad vaatavad ikka, et kuidas sa tantsida oskad. Aga igaks juhuks balletiharidus meil Eestis on ikkagi kutseharidus ja siis ma mõtlesin, et ma igaks juhuks teen selle lisaaasta Tallinna balletikoolis, et saada see ametlik diplom. Ja seda ma siis tegin, selle ma sain ja ühtlasi kooli lõpetades sain ka kutse Estoniast, siis oli Tiit Härm, selle balletikunstiline juht. Et Triinu, tule, me tahaks proovida sind balletitrupis. Ja see maailm, millest sa siis kasvad, ongi ju see, et nüüd ma tahangi saada baleriiniks ja nüüd, kui ma saan kuhugi päris teatrisse tööle, siis katsing, olengi nüüd seal. Aga tegelikult siis alles kõik algab. Sest siis tuleb välja, et ei oska sa veel nii hästi tantsida midagi. Kuidas üldse käib selline artistiks olemine, see, et sa pead valmis olema igal hetkel alati olema vaadatav ja tegema trenni ja proove ja tantsima ka siis, kui sinu keha seda tegelikult ei taha. Aga see on mu töö, ma saan sellest palka ja ma pean olema kohal. Ja siis hakkavadki juhtuma need asjad, et kuidas ennast hoida, et ikkagi ei tekitada endale traumasid, ülekoormusest, mis on väga, väga tüüpiline asi ja nii edasi. Ja ma tahan veel välja tuua selle, et kuigi ballett on selles mõttes hästi kitsas eriala, siis ma arvan, et sellest, et mul see haridustee ei olnud baleriini jaoks tüüpiline, et sellest on minusse jäänud ka see, et ma ei taha olla see balletiartist, kes käib alati krunniga ja muust ei mõtle ja on siis ainult pühendunud sellele ühele asjale, mis nagu nii-öelda vanakooli järgi peaks olema see õige variant. Aga mina sellesse ei usu. Ma arvan, et ma olen parem tantsija, näitleja laval, kui ma elan ikkagi rikkamat elu ja ma tegelen ka muude asjadega ja sellest on ka see, et miks ma siis olen kõrvalt võtnud juurde selle oma salasoovi, et ma tahan ikkagi ka muusikuna kätt proovida. Ja ülikoolis käisin teatri kõrvalt ja nii edasi, et ma olen väga seda meelt, et me kõik peame olema väga mitmekülgsed. Isegi siis, kui me oleme valinud mingi väga kitsa ja väga sellise spetsiifilise eriala. Praegu kõik. Võtan siit siis kohe sabast kinni. Mina emme pani lihtsalt tantsutundi, kui ma olin 4-aastane olin. Läksime vennaga koos, tema oli 2. Ja siis algas nende kükki püstitantsudega nagu ikka. Aga siis hakkas rohkem tulema, ma olin sellises tantsustuudios, kus oli svingitantsu ja step-tantsu nagu põhiliselt. Ja seal ma nühkesin ülikoolini. Ma ei tea, kuskil gümnaasiumis tekkis, ma ei tea, kui vanad te olete, umbes samas ajas. Ilmselt hakkas mul tekkima see mõte, et võiks ülikooli minna koreograafiat õppima. Tegin need katsed Tallinnasse ja Viljandisse ja otsustasin Tallinna kasuks. Ja siis hakkas nagu pihta asi. See nagu kuidagi on jah, sellega on ära helitatud poisid, et meid on nii vähe. Et maru raske on ikkagi ühel hetkel aru saada, et see, et ma sain nüüd sisse siia või olen kuskil laval, ei tähenda seda, et ma nüüd olen hea, sest et siis vaatad maailmas, mis toimub ja siis on nagu korraks on see löök südamesse, et ma olen ära hellitatud siin Eestis. Aga igatahes tegin ülikoolid ära ja siis
siis on veel poistel üks see keeruline osa, et tuleb see ajateenistus, mis on siis nagu paneb ikkagi põntsu vormile. Ja üks oluline asi, mida ülikoolist veel saab, on tutvused. Ja võib-olla isegi põhiline asi, on ju, et saada siis tööd või kontaktid, et saada kellegagi koostööd teha pärast. Ja kui sa siis aastaks ajaks ära kaod pärast ülikooli, siis on nagu jälle keeruline. Mul ei ole mõtet seda rääkida, siin ei ole ühtegi poissi. Aga teine variant on minna enne ülikooli, aga ma ei tea, ma kuidagi otsustasin minna otse. Ja mina otsustasin ka asendusteenistuse kasuks. Nii et ma sain ikkagi õhtuti teha erialast tööd ka. Päeval töötasin ühes erivajadustega laste koolis ja õhtul sain siis teha proove või esineda. Ja siis me vist jõuamegi tänapäeva. Siin sa oled. Siin me oleme. Siin sa oled, no hea küll. Me süübime veel natukene päevane. Kristi, räägi oma teekonnast. Ja mina alustasin samamoodi Saaremaal Semiirist ja täpselt samamoodi esimesest klassist kuni 12. välja kütsin seal mõnuga, kuni üks hetk oli vaja siis teha see otsus, et mis edasi saab, aga minu jaoks ei tulnud see kuidagi nagu hästi loogiliselt, et nüüd minust saab tants, et ma lähen raudselt mingi ülikooli koreograafiat õppima ja et kuidagi loogiline jätk, vaid ma tegelikult ei teadnud, mida ma teha tahan edasi, et tants oli justkui osa minust ja ma justkui teadsin, et ma tahan sellega mingil määral kogu aeg olla nagu seotud. Aga kui ma gümnaasiumi lõpetasin, siis ma läksin koreograafia katsetele, ma ei saanud sisse. Ma viimasest voorust kukkusin välja, aga see ei olnud minu jaoks tol hetkel üldse nagu mingi murjendav, sest et tol hetkel oli niimoodi, et üks aasta oli kaasaegne aasta ja järgmine aasta oli rahvatantsu aasta, nii-öelda üle ühe võeti sisse. Ja tol aastal, kui mina käisin, oli rahvatantsu aasta ja ma nagunii rahvatantsust ei teadnud mitte midagi. Juba seal katsetel oli niimoodi, et pidi mingi plaksu ülesandit tegema ja ma lihtsalt mingi läksin sujuvalt kaasa, aga tegelikult ei saanud midagi aru, et selles mõttes ikkagi läks hästi, ma ei tundnud halvasti, et ma sisse ei saanud. Ma mõtlesin, et kas ma võib-olla järgmine aasta proovin uuesti kaasaegsele aastale sisse saada, aga siis ma juba läksin teisi asju õppima ja lõpuks see nagu ülikool sellisena tuli minu ellu alles võib-olla mingi paar aastat tagasi, kui ma tegin ühe mikrokraadi Tallinna Ülikoolis keha nii-öelda, ei mäleta, mis see täpne nimetus oli, aga tantsuõpetaja ja nagu tervise siis valdkonnast. Aga õppides kõiki muid asju ja hakates seal käima, ma õppisin trükitehnoloogiat üldse vahepeal juurde ja siis käisin vahepeal laevade peal, hakkasin käima. Ehk siis see tants nagu kuidagi kõrvalt kogu aeg on nagu sisse ise tulnud, et ma ei ole nagu olnud üks päev see, et nüüd minust saab kindel tantsija ja nüüd ma olen nagu tantsukarjäär ja ongi kõik, vaid tegelikult ma teen teda ikkagi nagu vabakutselisena kõikide muude asjade kõrvalt siis. Ja siin ma olen. Teen igasugu vahvaid projekte, mis tegelikult on hästi ägedad. Üritan leida kõrvale nagu mingi püsiva töökoha ka, et oleks millest ära elada, sest et artisti elu ei ole alati nii lilleline ja ruusiline. Ehk siis teen põhitöölt midagi kõrvale ja siis üliäge, kui keegi jälle kuskilt tuleb, teeme seda projekti ja siis teeme projekti. Võt, minu lugu. Mainiti, et mina olen Pärnust. Ma olin ka vist kuskil 4-aastane, kui tantsima pandi ja pandi siis selle poolest, et ema meil omas tantsukooli ja vennaga läksime tantsima. Ja siis tantsisingi seal üle 10 aasta kõvasti. Ja ma ei tea, öeldakse, et venda ikka tõmbas see tants rohkem ja ma kuidagi lihtsalt sattusin ja siis kuidagi vist jäin ka. Ja kui ma praegu mõtlesin, et üritasin meelde tuletada, et millal see mingi hetk oli, kus ma tundsin, et tants või konkreetselt võib-olla tekitab minust midagi, ma arvan, hakkaski
tekkima siis, kui ma hakkasin ise ka looma ja võib-olla mingisuguseid esimesi gruppe õpetama, kus oligi siis 2016. Enne seda kuidagi ma lihtsalt tantsisin ja lihtsalt eksisteerisin ja tegin seda. Ja kuidagi osan mõelda, et miks või kas või what not. Jah, ja siis 2016 hakkasin ise ka vaikselt mingisuguseid gruppe üle võtma, üldse mingit loomingut mõtlema. Jah, up until that point peamiselt tegelesin hip-hopiga ja siis vaikselt hakkas kaasaegne tants ja modern tants sisse tulema ja siis kuidagi hakkas see mingi arm tekkima selle vastu. Ja nüüd tänase päevani juhendan, loon miskit. Ma olen ka näitlemist õppinud, ma olen ka moealasi õppinud ülikoolis. Et mul kohe nagu nõustusin ka sellega, et ma arvan, et meil tantsijatel eriti, et see on väga hea, kui meil oleme hästi mitmekülgsed ja võtame hästi palju igalt poolt, kui me vähegi saame. Veel eriti just näitlemine. See on väga hea omadus, mida omada, if that makes sense. Ma olen hästi halb rääkija, selles mõttes. Aga... Sa võid kehakeeles rääkida. Kõik kehakeeles paremad. No tuleb äkki veel midagi rohkem välja järgmiste küsimustega. No me jõudsimegi siis selleni, et kõigil teil tekkis ikkagi siis mingisugune moment, kus tekkis otsus, et okei, see on nüüd asi, millega ma tegelen. Kas sellel momendil te tegite mingisuguseid teadlikumaid lükkeid, et okei, nüüd on see, et ma alustan oma tantsija karjääri. Kas olid mingisugused lisaasjad, kas see oli siis kooli minek, kas see oli nagu mingisugune selline, et ma hakkan nüüd juba mingeid tutvusi, see on ka üks asi, mida on küsitud, et mismoodi need tutvused tekivad, kes need inimesed on, kellega peaks läbi saama selleks, et sa tunned, et nüüd ma teen oma karjääri, et see on mu karjääriredeli üks astmeid. Et kui me räägime tutvustest, mis tutvused need on? Ükskõik, kes võib üle. No Allar ütles näiteks, et on kursakaaslased näiteks. Mitte kui on kursakaaslased, ka õppejõud ju on need, kes on siis sellel ajal, kui sina oled õpilane, on need professionaalid, kes sulle saavad nagu mingid koostöövariante pakkuda. Või siis mingid külalisõppejõud või nagu vanemad kursused, kes nüüd juba lõpetavad ja hakkavad siis tööle. Et seal on väga palju erinevaid kontakte. Pluss on igasugused üldained, kus tasub ka käia ja inimestega suhelda ja tutvuda, sest et ega tantsija või koreograafi üksinda ei tee midagi ära, tal on vaja muid erialasid ka appi, kui lavastust luua või midagi. Jällegi, minu valdkonnas lihtsalt see erineb natukene teie omast, eks ole, et ballett on ainukene, kus on olemas siis ametlikud töökohad riiklikult rahastatud teatrites. Nii et see on see tööleping, mida sa sihid. Aga hoolimata sellest, et selline karjääritee on justkui nagu ette joonistatud võimalik tee, siis ühe asja ütlen vahemärkusena, kui sa ütlesid, et vaata, meestel on hea, et nagu teid on vähe ja siis nagu, naistel esiteks meid on palju ja teiseks balletis on ka see, et mina ka konkureerin nagu iga aasta kõikide maailma tantsijatega, kes tahavad siia tööle tulla, sest ei ole keelebarjääri. Ja rahvusballetis ammu on juba töökeel inglise keel. Et siis võt seda kahjuks, seda ma kunagi ei tunne, et oleks nagu meeletult konkurentsis olema kogu aeg. Oota nii. Aga ühesõnaga, et hoolimata sellest, et selline võimalik karjääritee on balletis iseenesest hästi selge, siis ikkagi tutvused on ikkagi väga olulised ja ka mitte ainult see, et tunne Eesti Rahvusballeti kunstilist juhti, et tema ukse peale koputada ja öelda, et tere, et kas te mind olete märganud, et ma tegelikult väga tahaks ka proovida. Või et see muidugi on loomulikult ka, aga kõik muud asjad ka, et käi ise teatris, vaata, mida teised teevad ja kui sul on võimalik kusagil nende inimestega tuttavaks saada, kes tegid midagi, mis sulle meeldis, siis kindlasti haara sellest võimalusest ja alati hästi julgelt minna juurde. Tegelikult inimestel on hea meel, isegi kui nad on kuulsad inimesed ja see tundub natuke, et tegelikult on inimestel alati hea meel, kui tuled ja teed juttu ja ütled, et kuule, ma nägin seda ja minu arust see oli vinge või et mind pani mõtlema see, et kindlasti tasub seda ette võtta ja
ja kuigi, et jah, mul on olemas see töökoht, millel ma siis raban kogu aeg, siis ka need lisatutvused võivad ka anda sulle siis näiteks seda võimalust, et siis lavastada, sest ega balletiartistid kõik ju sugugi ei lavasta. Vastupidi, väga üksikud, aga kui see huvi on, et siis leida need inimesed, kes seda võimaldaksid, et kas see on siis teatri sees, need, kellel on see otsus või koht olemas või absoluutselt teatrist väljas. Et mul on näiteks õnnestunud ERMis lavastada, kui see oli üks täiesti selline eratellija ja tegelikult tuli see päris suur produktsioon ja nii edasi, et jällegi alati tegelikult silmad lahti hoida ja enda kuklas nagu hoida neid ideid, mis sul on, et sa oleksid valmis neid tegelikult seda lifti kõne pidama nagu põhimõtteliselt kogu aeg inimestele ja üldse mitte sellises kunstlikus halvas mõttes, et kogu aeg tulen, olen valmis ennast müüma kogu aeg, aga lihtsalt, et sa ise lihtsalt tead, et kui tekib võimalus kellegagi midagi rääkida või kusagile mingi idee idanema panna, et siis sa oled selle korraks enda peas juba läbi mõelnud, et mis see võiks olla. Nii et mina igasuguseid mingid sellised keikasid nii-öelda, tantsija keikasid, olen ikkagi väga palju saanud just sellise vaba suhtluse kaudu. Lähed banketil ikka kohale ja kuule, kas te meeleolu baleriin ei taha sinna palju? Nii edasi. Meiegi tutvusime sinuga niimoodi. Just täpselt, ühel keikal. Et Triinu tuli uksest sisse, oli nõnda nagu tervet bändi oleks aastaid tundnud ja kogu bänd tundiski, et me teamegi seda tüdrukut aastaid. Et see ja nagu nii tore vaba suhtlusega, kus on nagu kõik tunnevad ennast mugavalt. Ja ma arvan, et see on tantsija mõttes ka üks hästi nagu tugev ja oluline, et kuna sa tantsijana peaksidki ka laval olema ja selline vastu, et sa võtad inimesi ja publikut vastu ju mingis mõttes artistina, et see on, ma arvan, väga-väga tugev ja lahe omadus, et sa suudad seda niimoodi nagu väljaspool lava enda kasuks pöörata ja väga tore oli vestelda sinuga. Lihtsalt toon välja selle, et sul täpselt tõesti ülihästi välja. Kristi tähtsam. Jaa, ma tahtsin samasse teemasse, mis Triinu, et oleks mulle keegi kunagi nagu noorena juba õpetanud, et see nagu tantsijaks saamine ei ole lihtsalt see, et sul on oskus tantsida, vaid päriselt suur osa sellest on ainult see, et oskus olla ise sotsiaalne, küsida, pärida, olla nagu kuidagi nii-öelda inimene on ju. Et oleks keegi seda öelnud, et see on nagu väga-väga suur osa sellest, ma arvan, nagu noorena juba selle peale rohkem rõhku pannud, et ma olen ise rohkem võib-olla kinnisem ja et ollagi sotsiaalne ja minna ja rääkida ja küsida, et see on hästi-hästi oluline tegelikult osa sellest. Ja mis mul tuleb samamoodi, kui ma Tallinnasse kolisin, siis suur osa sellest tuligi niimoodi, et ma hakkasin näiteks Alicia tundides käima ja sealt juba tekkis, sa jääd kellegile silma, siis me saime koos teha mingeid videosi, et see ei ole päris, jah, sa pead ikkagi ise käima, tegema, siis sa jääd kellegile silma, saate mingi projekti koos teha, sealt sa jääd järgmisele inimesele silma, et näiteks laeva asjades samamoodi, et kui ma laevadel hakkasin käima, siis sealt samamoodi keegi koreograaf nagu jäid kellegile koreograafile silma, küsis, kas sa tahad olla minu nagu assistent või järgmine kord ise võtta mingi grupp üle ja olla repetiitor. Et see kõik nagu läheb kuidagi loomulikul viisil niimoodi rada pidi edasi ja tema jälle võib-olla kuskil keegi otsib mingit tantsijat, tema ütleb, ma saaksin sulle soovitada näiteks teda on ja niimoodi see läheb niimoodi vaikselt nagu kerib, et jah, kodus istudes ei juhtu mitte midagi. Minu kogemus. Oled istunud ja juhtunud. Jah. Ja, selles suhtes nõustun, et eks see tutvuste saamine peab suhtlema ja olema avatud, milles mina ei ole hea. Ja ka ma arvan, et... Kas ükski tantsija on hea? No teil läheb väga hästi sulle. Aga jah, ma arvan, et mis minu puhul aitas väga palju kindlasti sellele kaasa, et ma olen siin, kus ma olen ja ikkagi see nii-öelda tantsukarjäär või tantsutöö, mida ma kõige rohkem olen teinud, ongi olnud koreograaf või mingi juhendaja. Ongi hästi palju ikkagi aidanud see, et mina ja sina ka ja teed sina ka kuidagi Simiris ja ma arvan, et enamus, kui mitte põhimõtteliselt kõik siit tuleme ikkagi meil on võistlemistaust või me tuleme nagu võistluskultuurist ja lihtsalt see, et ma olen saanud seal mingit oma loominguid aastaid saanud näidata
ja siis lihtsalt hakkad vaikselt silma jääma veel, et jällegi võib-olla see tuleb ka mänguks jälle see, et ma olen poiss, aga just, aga jah, ma arvan, et lihtsalt see, et üks hetk, kui ma hakkasingi ise looma mingit tantsu või tantse ja hakkasin neid esitama võistlustel või lihtsalt käima võistlemas, siis lihtsalt hakkabki jah, levima võib-olla sõnaringi või siis lihtsalt hakkad ise levitama oma sõna või loomingut. Ja siis kuidagi keegi sai sellest kinni ja siis hakkas juba tulema mingisugused pakkumised, et stuudiotes hakata õpetama siin Tallinnas ka just. Sest et aastal, ma arvan, et 2016 ma juba hakkasin vaikselt niimoodi Pärnu ja Tallinna vahelt edasi-tagasi käima, aga see oli veel siis, et kui ma mõni tuttav siin Tallinnas tegi mingi oma tantsu ja siis mingi tule tantsi ja siis hakkasin lihtsalt käima edasi-tagasi mingites tantsudes osa võtma ja siis, aga siis jällegi juba kuidagi tutvusi saama rohkem mingitest erinevatest tantsukoolidest. Ja jah, mis ma veel tahtsin öelda? Ei tea, nüüd joks kokku välja. Kas te tunnete, et te olete veel öelnud mõnikord jah asjadele, mis ei oleks võib-olla selline esimene valik, aga mis pärast on võib-olla välja tulnud, et oleks ääre pealt ei olnud, aga mul nii hea meel, et mina ütlesin. Kas tuleb selliseid asju ette? Kas see on ka osa sellest? Ma arvan, et minu puhul on see nüüd hiljuti võib-olla rohkem olnud, et kui ma alustasin rohkem ise juhendamise millega iganes, siis lihtsalt kõik mingisugused võimalused või pakkumised, mis tulid, olid täpselt see, mis ma tundsin, et mida ma otsingi ja mida mul vaja on, nii et ma nendest lihtsalt haarasingi kohe kinni. Et võib-olla nüüd on tulnud rohkem võib-olla selliseid suuremaid pakkumisi, mis tundub siuke, ei, aga siis lõpuks ma ikkagi näen ja siis ma saan aru, et millest ma nagu ära ütlesin. Mul on võib-olla õpetamise tööga olnud natuke niimoodi, et on nagu pakutud, siis ma peas nagu mõtlen, et tahaks tegelikult öelda ei, et nagu ei taha anda tunde või nagu see kogemus, ma tunnen, et mul ei ole seda võib-olla piisavalt. Ma lõpuks ütlen jah ja siis ma annan neid tunde ja ma saan aru, kui väga see tegelikult mind ennast nagu õpetab ja harib, kui ma annan teistele tunde alates väikestest kuni nagu suurteni, et see tegelikult on mind iseennast nii palju harinud ja õpetanud, et tegelikult see on väga hea, et ma nagu natuke nagu surun läbi nendest nagu eidest, et nagu jah, lihtsalt võtta vastu ja nagu vaata, mis saab. Et iga kogemus on tegelikult oluline. On kindlasti väga oluline. Mina lihtsalt, mul on 3-aastane laps ja mina olen nüüd 3 aastat võtnud nagu selles mõttes ikkagi ei on esimene mõte ja sageli ka see, mille ma välja ütlen. et ikkagi ainult neid asju võtan teha, mis päriselt vahel läheb ikkagi teistpidi ka. Et ikkagi mõtled lõpuni välja, et miks ma teen seda praegu ja mitte kunagi enam, aga lõpuks see läheb mööda ja see ununeb ja siis on jällegi jäävad toredad mälestused alles. Ja vahel on ikkagi teistpidi ka, et ütled ei ja siis mõtled, et oleks see võinud. Aga on ka nii, et ütled ei ja mõtled, yes, tore, et ütlesin ei. Kõik variandid on olemas. Ma kindlasti olen ei öelnud ja olnud õnnelik selle üle, aga seda on pigem vähe, sest kahjuks ma olen ka ikkagi see inimene, et ja nagu esimene vastus on alati nagu, et tuleb automaatselt ja enne, kui sa nagu mõtled isegi. Mis tegelikult ei ole väga hea omadus. Aga kui sa enne küsisid, et kas on olnud nii, et sa ütled ja, nagu pigem nagu ütled ja niimoodi ebalevalt ja siis pärast oled õnnelik, et sa ikka ütlesid ja võt siis seesama ERMi projekt, see oli kunstnik Peeter Mudistest ja see oli selline projekt, et kus ma tema lesega nagu vestlesin mitu korda ja me nagu sain niimoodi selles mõttes otse infot, igasuguseid kuulsamegi Peetrist lugusid ja tal oli lihtsalt haigus, millest ta suri. Ühesõnaga see oli üks Eesti kunstnik, kes oli hästi tuntud, aga nüüd ta juba 15 aastat tagasi lahkus kahjuks. Ja siis oligi vaja nagu, et see haiguse lugu tuleks ka nagu koos selle kunsti ja kõigega ja sellest tuli lõpuks nii vinge teos ja ma alguses pelgasin veits, et tead need kuulsad boheemlased aga lõpuks ma olen väga rahul ja ma arvan, et miks ma lõpuks ise siis sellega rahul olin või olin õnnelik, et ma seal olen, on see, et ega lõpuks, kui sa nüüd ükskõik mille sa siis ette võtsid,
siis sa ju pead seda tegema, nüüd kui sa ise ei usu, ei hakka ju keegi teine uskuma, on ju. Et ma ikkagi otsustasin, et ei, ma annan sellele võimaluse ja ma lähengi sinna sisse ja siis vaatame, mis sellest siis tuleb. Ja tuli väga hästi. Ja no minu selles igapäevatöös balletis on ju ka nii, et no meil on reeglina 2 balletietendust nädalas, et ma vähemalt 2 korda olen Estonia laval kindlasti nädalas. Ja siis ülejäänud päevad kõik me proovime erinevaid ballette, neid samu, mis on sellel nädalal, neid samu või järgmisi, mis on uus lavastused ja nii edasi. Ja eks sellise töö juures, ja ma olen teist kõigist ka kõige vanem, et ma töötan Estonia teatris juba 19. hooaega. Et see on väga palju ja okei, ma ei ole tegelikult kõik need tantsinud, sest mul on ka lapsed, mul on 2 last, nii et ma olen tegelikult kokku 4 aastat ära olnud ka. Mitte päris järjest. Aga no siiski. Ja et selle aja jooksul loomulikult, ja meil tuleb vähemalt 2 uus lavastust aastas, et selle aja jooksul loomulikult on olnud asju, kus ma tantsin, mis mulle tegelikult nagu ei meeldi, ei ole see, et minu ja jälle minu unistuste roll ja jälle minu unistuste roll, et no kahjuks elu nii ei ole. Aga siis ongi jälle see, et see professionaalsus tulebki ju sellest, et mind ei huvita, ma panen selle krooni pähe ja kuigi ma arvan, et see on veits debiilne, tantsin, aga ma tantsin seda nii, et te kõik usute, et mina olengi see printsess, noh. Ja see ongi just täna aga samas on see, et see on nagu ka iseenda jaoks tervendav, et sa ju peadki minema sellesse nii sisse ja seda nii uskuma, et ma kordan, kui sa ise ei usu, ei saagi teised sind uskuda. Ja siis see annab sulle ka lõpuks ikkagi rahulduse, isegi selles võib-olla veits debiilses rollis, mida sa alguses arvasid. Et see on ka sellele samale asjale, et kui mul ei ole võimalus selle öelda ei. Et ma ei saa öelda, et see ei ole minu roll. See on minu töö, ma pean seda tegema. Et siis tuleb alati leida see võimalus, et kui sa selle jah oled juba öelnud või sul ei ole võimalust sellest ära öelda, siis lihtsalt make it work, et sa teedki sellest siis enda asja. Siin käis läbi ka see, et mõnikord ongi, et sa arened läbi selle, mille sa võib-olla tahtsid ei öelda, et järsku tunned, et ja tegelikult ju iga see, millele tahaks ei öelda etendus, on jälle ikkagi arendav osa. Siit on noortelt on tulnud küsimus ka ja ma arvan väga asjakohane küsimus, et kui te nüüd tagasi mõtlete, et ütleme, teil on enamasti olnud niimoodi, et võib-olla juhtusite selle punktina, et ma vist nagu tahaks nüüd seda teha, kes teist käis koolis, kes veel eraldi koreograafiat, et kes mitte. Mida näiteks need inimesed, kes meil siin saalis on, kes mõtlevad, et tegelikult see tantsija karjäär tundub täiega teema, mida nad juba praegu saaksid teha, et ennast arendada, kuidas ennast arendada väljapool treeningsaali, mida te võib-olla ise teete, kuidas te nagu hoiate oma tantsuteadmisi ja tantsukeha väljapool oma tööd, kuidas te arendate ennast? Kristi hakkas nii tugevalt mõtlemata, mõtleb välja. Ei, see oli 2-osaline küsimus, et kuidas ma ise arendan, aga mida nemad saavad nagu teha. Jah, võib-olla alustame sellest, et mida nemad saavad. Kõra käitu minu tegude, vaid minu sõnad. Mida nad teha saavad? No ma läheks tagasi sinna juurde, et ikkagi ise hästi palju võimalikult trennides mõelda ennast arendada, hästi mitmekülgselt, erinevad stiilid, sest et ma räägin, et kui balletti ei hakka väiksest peale tegema, siis ilmselt on nagu hea, kui sa oskad kõikidest stiilidest midagigi natukene, et see universaalne tantsija on tänapäeval kuidagi eriti minu arust hinnas. Ehk siis võimalikult palju erinevaid stiile, võimalikult jällegi see sotsiaalsuse koht ka ise arendada, kuidas ma ennast hästi oskan väljendada, kuidas ma ennast justkui nagu müüa tahaksin ja võib-olla enda jaoks ka, kuhu suunas ma kõige rohkem nagu võib-olla minna tahaksin, endale natuke rohkem selgeks teha ja seal suunas nagu ka rohkem liikuda. Ja seal on see teine pool, mida ma ka ise, mida mina noorena ei teinud või mille peale ma üldse ei möönnudki, on nagu see tervise pool. Ehk siis tegelikult see on hästi-hästi-hästi oluline. Nüüd ma siis oma mingi 20. lõpus sain sellest aru ja nagu siis on natukene hilja juba. Et sellele tervise toitumine, füsiood, kõik siuke, et hoida enda keha ja nagu vaimu õiges kohas nii-öelda siis. Et see on hästi-hästi-hästi oluline minu arust.
no, ja igaüks siis leiab omad viisid, kuidas ta seda teeb, ma arvan. Aga noh, selle kohta on nii palju igal pool infot ka, kuidas ja mida. Aga et hoida selle eest hoolt, kanda hoolt nii-öelda enda vaimse ja füüsilise tervise eest. Triinu, kui ütleme, kas on üldse võimalik, kui sa ei ole pisiksest peale balletiga tegelenud, mis on see, kas on üldse mingisugune, noh, ma ei tea, kui 12, 13, 14, mida tegelikult võtaks ikkagi ette. Kas näiteks, kui on keegi siin saalis, kas on juba selline ka, et no nüüd on juba hilja? See on natuke ikka täiesti, noh. Ei, no maailmas on näiteid, kus on keegi 16-aastaselt avastanud, et wow, oota, see on see, mida ma tahan teha. Ja kui see inimene on selles mõttes füüsiliselt väga, tal on väga head eeldused selleks, siis see ei ole võimatu. Aga kui neid eeldusi ei ole nii häid, siis ongi see pikk õpe ongi see, et me tegelikult ju vormime oma keha nagu lihastega kõik, et see ja juba seda kasvavat keha just nimelt. Et kõik need jalajooned ja need saavutada, siis noh, see ongi see, et sa kuidagi tegelikult ikkagi pead selles kasvujääs seda siis trenniga vormima. Aga tegelikult balletti ei alustata sugugi nagu mingi iluvõimelist 3-aastaselt, et balletti alustatakse ikkagi pigem nagu 9-aastaselt, noh, kui nagu see professionaalne õpe, siis juba muidugi sa pead enne midagi tegema ja mina ka tantsisin enne, käisin igasugustes tantsuringides ja aga jah, mingi umbes 9 ja 10-aastaselt, siis näiteks Mubasse ka võetakse sellest aastast nüüd teistmoodi, 4. klassi võeti ka juba, muidu oli kogu aeg 5. klassist hakkas nagu balletiõpe. Aga nüüd on alates 4. ja noh, ja siis nad ongi siuksed 10-aastased. Sest sa pead ikkagi juba mõtlema, kui sa pead seal maas pikani, ma usun, et kui te tantsuga tegelete, te kõik olete mingit sorti balletitrenniga ilmselt kokku puutunud, et kui see igavam variant, millest algab päriselt balletiõppes, et sa oled pikali maas põrandal, teed jalgadega, minu ajal see oli konn, nüüd see on vist liblikas, siis noh, ega mega igav on. Ma mäletan, et mina olin ka seal ettevalmistuses klassis ja ma mõtlesin täiesti, ei, ma enam siia ei tule. No mega igav. Aga siis õpetaja räägib mingitest lihastest, mida ma pean tundma ja kuskilt pöörama ja no. Aga jah, sest sa pead sellest üle saama. Aga ma tahtsin öelda enne seda ka, et see oli ka see, et tutvuste leidmisega ja ka, et mida siis tantsija praegu saab teha. Et kindlasti igasugused meistrikursused ja workshopid, et kui tuleb kokku korraks rohkem rahvast ja erinevaid õpetajaid, erinevaid juhendajaid, treenereid, et siis kindlasti tasub nina ukse vahelt ikka sisse torgata. Esiteks te saate ise midagi proovida teistmoodi ja just see, et te näete neid teisi juhendajaid ja väga tihti, ma ka omast kogemusest tean, et näiteks mingisugune sama märkus või et sa seda elementi võiksid teha paremini, sulle see sinu nii-öelda tavaõpetaja, keda sa näed tihti, räägib sulle seda kogu aeg. Ja siis tuleb see teine inimene ja ütleb seda nagu lihtsalt 2 sõna lauses on teises järjekorras ja sul on nagu oh, I get it now nagu ja siis ja tulebki välja vaata, et igasugused sellised asjad on ka hästi vajalikud ja võivad osutuda väga kasulikuks. Ja pluss sa saad hästi palju tutvusi. Ja, lisan ja nõustun sellega, et tahtsin sama öelda, et just workshopid ja töötoad, et kuna meil Eestis niikuinii on neid väga vähe, just selle poolest, et kuna te oleme sellises eas ka ja ikkagi see, et me jälgime väga palju, mis väljapool toimub, väljaspool Eestit. Ja et lihtsalt vähegi, kui on mingisuguseid töötubas ja workshop'e, siis selle kõrvalt, mis te oma põhiõppes saate oma tantsukoolides, stuudiotes, võtta kindlasti osa ja kohe kindlasti tungivalt tahan soovida, et kui väljapoolt ikka meil käivad, siis et võtke nagu osa sellest, et see võib tunduda väga raske, sest muidugi tasemed on kõik erinevad. Aga see lõpuks on ikkagi nii worth it, et kui sa seal oled selle välismaa koreograafi tunnis ja sa kukud täiesti läbi, siis see on kõige mõnusam läbikukkumine, mida sa elusest tulnud oled. Nagu, aga sest see tunne on ikkagi hea, et see on nii väärt seda. Ja mina kahjuks alustasin sellega enda jaoks mul on tunne, et ma alustasin liiga hilja sellega nii-öelda, aga selle, mis ma tahan öelda, on see, et kui siin käivad, mis meil on ka tegelikult nüüd viimase
mõni aastat tagasi hakkasid käima rohkem meil siin Eestis neid välismaa koreograafe, et enne seda käis ikka mingi üle võib-olla 5 või 6 aasta tagant käis just ma just mõtlen nagu seda commercial osapoolt rohkem, et mitte isegi otseselt kaasaegselt, et kaasaegses tantsus on ikkagi käinud kogu aeg, aga käinud rohkem neid kindlasti. Aga kui vähegi võimalus on ja kui vanus ka seda lubab, siis et vahepeal minna ise kuskile väljapoole. Lihtsalt mõneks, vahepeal on mingid intensiivid, mingisugused 2-3 päevased intensiivid, laagrid ja kui vähegi võimalus on, siis kindlasti minge. Et see veel eriti, kui me oleme siin ja meil on selles mõttes ikkagi tõsi on, et meil on mingisugune piiratud kogus on võib-olla vale sõna, aga mingil määral on piiratud meil see tantsumaastik siin kindlasti. Et ja just võib-olla selle poolest, et millest me siis üritame võib-olla rääkida ka täna või et kuidas me kõik üritame ellu jääda siin selles, et mis siis edasi saab pärast mingil hetkel, et kuidas siis tööd teha või kas üldse mingit tööd teha. Et seda inspiratsiooni on kindlasti mingitel hetkedel on see tunned, et seda inspiratsiooni üldse ei ole, aga siis kui sa lähed lihtsalt kas siis selleks 3 päevaks lähed sinna mingile intensiivile, siis sa lihtsalt tunned nagu see oleks uuesti sündinud, et see on nii väärt seda, et kui vähegi on mingi võimalus, siis palun minge ja jahtige seda inspiratsiooni ja seda treeningut ja see on 100% väärt seda. Ma pean siinkohal ütlema, viimane tantsutrenn, kus ma käisin, oli sel aastal puhkusereisi ajal. Ma olin puhkamas teises riigis ja ilge tantsu, sest mul lõpuks oli energiat ja aega ja ma guugeldasin lihtsalt, kas on tantsukoole või mingisuguseid tantsutunde või keegi, kes annab kuskil minu lähedal midagi ja ma leidsingi avatud tantsutund, ükskõik mis tase, ükskõik mis vanus ja ma läksin sinna ja polnud nii ammu tantsinud ja full fail isin ei olnud nagu nii piinlik, et ma mõtlesin, et issand, ma kunagi enam ei tantsi, aga see tunne, et läksingi, ülilõbus oli, ülitoredad inimesed olid mingi erinevad, seal veel eriti, kuna on erinevad rahvused, eks ju. Ja kuidagi ma läksin sealt tantsutrennist nii hea tundega ära ja ma ei kujuta ette, kui ma oleks kunagi mingi noorena, kui samal ajal, kui ma üldse tantsuga rohkem tegelesin, kui ma oleks siis juba teinud sellist asja. Et ma tegelikult soovitan ka, et kui tuleb ette, lähete puhkama perega kuskile, guugeldage, äkki on kuskil mõni koht, mis teeb täiesti avatud tantsutunni ja sadage sisse, et ma arvan, see sissesadamine on siuke asi, mis sa ei tea kunagi, mis sealt nagu toredalt tullakse. Ikkagi tuleb uskuda selles, et tantsukommuun on üks hästi kokkuhoidlik kommuun, et sind alati võetakse kindlasti vastu. Muidugi on ka need erinevad levelid, seerid, kus ollakse rohkem nagu niimoodi, aga siis oledki seal teistega tagasi. Et ühesõnaga, see on minu väike soovitus, et ma olin nii rahul oma väikse eksperimendiga. Aga kui me räägime elukutselistest tantsijatest, et Triinu on ikkagi teatrispalgaline, eks ju, aga ülejäänud on rohkem ikkagi vabakutselised. Siin saab natukene võrrelda seda elu, aga ka samas, kui mu küsimus on see, et mis on need karjäärivõimalused üldse tantsijatele, et kellest võib nagu tantsija karjäärina, sest sa ei pea olema ainult see, et käin siin ja seal ja tantsin seda tantsu ja toda tantsu, et tegelikult on ju see tööpõld, olgugi, et kitsas tegelikult ka omakorda tegelikult ka lai. Et mis võimalused on tantsukarjääris inimestel? Ja tants ei ole tegelikult ju nii kitsas, et tantsija või laval olija, eks ju, et mõni võib-olla otsustab siit, et ta nagu tunneb, mis asi tantsija olla on, aga et siis on hea juhtida näiteks mingeid asutusi, olla kõik nagu hästi-hästi palju on selle ümber valgustajatest tõmblejateni ja disaineriteni ja seal on nagu et need asjad kokku panna, nagu me oleme siin juba terve selle asja rääkinud, et mitmekülgsus, siis me oleme paremad inimesed. Et jah, ei pea nagu trügima laval, kui sa tunned, et see ei olegi lõpuks enam see. Ja ma ütleks selle koha pealt, jälle ma segan ühele, et näiteks muusikud ütlevad, et pole paremat helimeest kui teine muusik, sest et ta oskab sinu soovidega arvestada. Ma arvan, et tantsijate puhul on ka, et
kui sa oled tantsuga kokku puutunud, siis näiteks ütleme, kui sa peaks kaamera taha jõudma, siis sa tegelikult oled üks kõige paremaid koreograafia filmijaid, sest et kes ei tea tantsu, ei tea, mida taga ajada. Et see jälle avardab nagu mingis mõttes kogu tantsumaailm inimliikumist juba nii palju, eks, et ja selles mõttes küll ei pea jääma tantsu juurde, vaid kasutama seda teadmist, mis see tantsijana on saanud. no nagu tantsijad me kõik kirume mingi valguskunstnikke või midagi, no lähen siis ise õppin valguskunstnikuks, siis oskan kindlasti paremini. Aga ma mõtlen võib-olla nüüd jah, et ikkagi spetsiifilisemalt, et on, mis sorti tantsijaid siis on? Millega võib tantsija konkreetselt leiba teenida? Ja ma mõtlesin ka, et kui sa küsid seda, siis ma võib-olla tahtsingi täpsustada enda jaoks, et panebki, et mis sind siis nagu köidab, et mida sa tahad teha, sest et mingisuguseid mingid spetsiifilised tööd meil ei ole üldse sellist maastikku, et teha mingit tööd, aga jällegi mingid asju on meil hästi palju, et mul ongi niisugune tunne, et kui sind nagu huvitab teletöö või siis niisugune rohkem selline show, tants, mis on nagu väga ei eksisteeri niisugust asja, aga ma lihtsalt nimetan seda. Kuidas ma aitan mind kaasa? Sa mõtled nagu lihtsalt lavalisi nagu showsid või? Jah, et nagu sellist tööd selles mõttes tegelikult on, et meil on saateid, kus on tantsijaid vaja, seda tööd on tegelikult. Meil on igasuguseid show-truppe, mis meil on Utopia, kõik Empire, kõik, mis meelde tuleb praegu, et kes nagu pakuvad tantsushowsid ja tantsutööd, et kui selline asi tõmbab, siis sellega, ma ei teaks nüüd väga hästi, selles mõttes seda tööd on, et ma arvan, et see võib olla ainult mina, aga minul on lihtsalt see, et kui ma armastan seda tööd, siis ma lepin kõigega. Et mul on niisugune tunne, et see... Kuni mingi maani? Jah. Kuniks sa saad mingi vanuseni ja siis sa mingi ei, ma olen väga noorka või ma olen väga naiivne ka kindlasti veel, nii et selles mõttes, et kui ma saan teha seda tööd, siis ma teen seda niimoodi, nagu ma saan ja teen kõrvalt veel juurde mingisuguseid asju, kui on vaja. Aga et ma arvan, et selliseid tele- ja show asju on, aga kui just, et selle poolest näiteks saad olla vabakutseline, siis sealt kindlasti ongi raske just veeliti võib-olla kaasaegse tantsumaastikul või siis rohkem see commercial siis, mis meil on nagu väljend. Või et kui sa tahad olla kompaniitantsija, siis see on asi, mis meil kahjuks, meil ei ole kompaniikultuuri Eestis. Ainuke, mis meil ongi, meil on balletikompaniid või balletiteatrid, kus nagu on. Võib-olla te kõik teate, ma olen rumal ja imelik. Kompaniitants on siis kompanii, mis ta siis täpsemalt on? No, et sa oledki näiteks, et tantsukompaniis, et kompanii töötab kuskil teatris. Kõige lihtsam näide Eesti kontekstis ongi balletitantsija, kes on balletikompaniis teatris. Selles mõttes nii-öelda kompaniitantsija. Aga lihtsalt kaasaegses tantsus, meil kaasaegses tantsu nii-öelda kompaniikultuuri meil Eestis lihtsalt ei ole kahjuks, et meil peale... Fine Five on, ma just tahtsin öelda, et ainult ongi, meil on nagu üks ja hea seegi. On Fine Five tantsuteater. Aga jah, kuna jällegi see on ka väga lihtsalt limited ja ikkagi mujal maailmas on neid kompaniisid rohkem ja sa saad, kui sa nagu eladki kuskil Londonis, Pariisis, ükskõik kus kohas, siis lihtsalt on neid valikuid rohkem, et see kompanii tegeleb rohkem sellise lähenemisega või stiiliga. Et jah, ma arvan, mis ma just lõpuks tahan öelda, et see lihtsalt väga sõltub, et mis nagu, kui sa tahaksid, et sellest võiks saada mingi karjääris, et mis täpsemalt. Et mingeid asju meil on, aga mingeid asju ei ole põhimõtteliselt üldse. Tegelikult on varieteetruppe ka ju päris palju, et kui on nagu, selles mõttes, et on laevadel, on Merineitsi ja nad ei ole nii väiksed tegelikult. Ja need pakuvad ikkagi sellist kindlat tööotsa nagu mõneks ajaks. Jah, see ma nagu ise kategoriseerin ka sinna nagu show-trupid ja selles mõttes, et seda on palju tegelikult. Aga kas te tunnete, et tegelikult Eesti mastaabis, siis ikkagi saab teha tantsust endale 100% ameti, millest sa elad ikkagi ära ka? Kolleegid? No mina sain natuke aega. Aga see on siis ikkagi siuke nagu mingi üksiku inimese töö.
et sa eladki nende projektide nimel ja oled proovis ja oled siis seal järgmises proovis ja lavaproovis ja siis seal laval ja kostüümiproovis ja noh, ühesõnaga seda on siis hästi palju ja muuks väga siis ei jää. Punkt. minul ta, eks ole, on see töö siis, mis on nagu no millest ma pean ära elama, aga seal on jällegi nagu see teine, et no vot, nüüd on see Eesti Balletiliidu juhatuse esimehe müts tuleb pähe. Et kui tantsu teiste valdkondade esitajatega rääkida, siis noh, hästi tihti on muidugi see, no teil on olemas ju töökohad, meil ei ole, on ju. Okei, ja see on täiesti arusaadav, et see on morjendav ja ma ka hea meelega näeks, et Eestis oleks tegelikult kaasaegseid tantsutruppe erinevaid ja just selliseid erinevate lähenemistega ja noh, lihtsalt meil ei ole selliseid rahalisi võimalusi ja meil ei ole ka kuidagi, et mõni rikas mees tuleks ja ütleks, et kuule, tehke minu raha eest siin palun minu nimega üks trupp ja mingi noh, ei ole selliseid. Aga lihtsalt, aga siis ka et professionaalne ballett, mida sa pead lihtsalt tegema iga päev või kogu aeg, et ma oleksin sellel maailma tasemel, no siis ma lihtsalt tõesti treenin nagu iga päev ja kogu aeg. Ja mul ei ole aega midagi muud teha ja see ongi minu põhitöö ja riik on tegelikult selle minult ju tellinud minu palkamisega. Ja samas siis riik ütleb, et no jah, aga meil raha ei ole aga me ikkagi tahame, et ükskõik mis hetkel ma ostan pileti ja tulen Luikede järve vaatama, siis te kõik olete ilusad peenikesed vormis, hüppate kõrgele, hoiate ridu, on ju. Et no, mis tähendab, et ma ikkagi pean kogu aeg siis seda trenni kõike tegema. Aga noh, te olete ilmselt natuke ikka meediast kuulnud, et kultuuritöötaja miinimumpalk on enamus kultuuritöötajate maksimumpalk ja nii on see ka Rahvusooperis. Et siis tegelikult ja see on praeguse ajaga nagu nii jäänud maha kõigest. Et siis vahepeal jälle tundub, et no tead ausalt, ma käiks mingil päevatööl nagu, aga mul ei ole seda aega lihtsalt, et ma ei saa nagu ise, et ühesõnaga, minu elukutses on see, et ma ei saa ise tegelikult juhtida oma finants nagu võimekust või noh, seda oma sissetulekut mitte kuidagi. Et ma olen oma töö vang ja siis loomulikult, et te ju armastate midagi, nemad siis ongi ja ma muudku armastan seda ja ma muudku armastan seda, aga jah, ühel hetkel on see, et aga no ma ei ela ära enam sellest. Õust ja armastusest ei. Et mingi piirini küll, aga. Aga õnneks sul on olnud ikkagi mingisugused väiksed momendid ajas, kus sa saad teha ka midagi muud. Ei no jah, siis tulebki otsida ja noh, kuigi noh jällegi, ega see raha ei ole kindlasti selline esimene motivaator või selles mõttes, kui see oleks, et siis ma oleks mingil teisel elukutsel, nagu nii selles mõttes. Aga jah, ei loomulikult, kui siis see sära enda sees on ja see kihk, et tahaks midagi veel teha, on ju, ja seda on võimalus teha ja siis noh, loomulikult siis on juba, et kui sa ikka mingile keikale lähed, siis sa lähed ju sinna raha eest, on ju. Või noh, et mis iganes projektides, et siis see on ikkagi mingi siuke lisasissetulek ka. Et lihtsalt, et noh, päris maailmas paraku ongi see, et me kõik tahame teha seda, mida me armastame, aga no lõppude lõpuks sa ikkagi pead kusagilt oma üüriraha saama, et see ikkagi ka käib asja juurde. Just. Aga siis ongi, noh, meil siin vabakutselised ka kohe, kes on siis ikkagi saab teha tantsija, saab olla ka selle kõrvalt, et sa oled näiteks raamatupidaja. Kas see väide vastab tõele ja kui palju ta tõele vastab? Raamatupidaja on lihtsalt üks näide. Et ühesõnaga igapäevatöö kõrvalt, kas tegelikult jõuab olla ka professionaalne tantsija? No lühike vastus on jah. Laeva peal samamoodi näiteks, paljud tegid laeva peal tihtipeale ise mingeid teisi töid näiteks. Ma ise tegin mingeid graafilisi disainitöid samal ajal, kui ma tegin nagu laeva, sul on tegelikult päeval aega, on ju. Aga seal täpselt tekib see sama küsimus, et kui palju ma nüüd panustan nagu sellesse tavatöösse, palju mul on aega õhtul, et ma pean nagu päris siis lavalist tööd tegema ja seal vahel tegelikult ju justkui peaks just treenima, keha hoidma, kõik muud see oluline asi ka, mis tihtipeale lihtsalt nagu kaob ära kuskile. Et ma arvan, et siin on see distsipliin on hästi oluline enda jaoks nagu selgeks teha mingid ajad, millal ma mida teen ja alati jätta enda jaoks ka nagu see aeg, et ma nüüd ongi minu aeg teha mida iganes kasulikku. Aga nagu ma arvan, lühike vastus on, et jah, sa saad olla justkui nagu täiskohaga
professionaalne tantsija. Aga ma arvan, et see nagu isegi kui sa ei ole näiteks laeva peal või kui sa, see ikkagi, see tuleb kokku nagu erinevatest projektidest, et sa oledki võib-olla tantsuõpetaja, siis sa teed kõrvalt mingeid muid projekte, siis sa võib-olla veel lavastad kuskile, teed mingeid koreograafiaid, et see on suht kaootiline ja sa kunagi ei tea, võib-olla üks hetk sul on nagu üldjuhul tantsuõpetaja töö on ju see, et sul on nagu aasta ringi või nagu septembrist juunini on ju, aga kõik need lisaprojektid seal kõrval on ikkagi, see on nii kaootiline, kord tuleb, kord läheb, sa ei saa millegile nagu kindel tegelikult olla. Et jah, sa pead ise palju vaeva nägema, ma arvan. Mark, sa tõid välja selle, et ongi, et Eestis ei ole kompaniisid ja võib-olla on nagu see tantsija tööpõllu erinevus või nagu suurus ei ole nii suur. Kas teist keegi olete te proovinud ka juba jalaga välismaale minna, et nagu äkki saab selle kuskilt tuuri peale Janet Jacksonile taustades kõige tänapäevasemad. Okei, Ariana Grandele tausta tantsima, tal on väga tight knit group, ma kuulen. Et kas see on ka tegelikult nagu väikesest Eestist, Pärnust, Saaremaalt, Tallinnast, kust iganes pärit inimesele üldse nagu variant või on, kuidas see konkurents on ikkagi kogu ülejäänud maailm, mida sina tunned tegelikult niisamagi, et sa tegelikult, olles Eestis, oled ikkagi jalaga ka välismaal, eks ju, kas ütlegi. Aga teil natukene teiste reeglite järgi workshopides on kena käia välismaal. Kuidas see välismaa üldse on? Mis ta on tantsijale? See küsimus hakkas. See on nii lai küsimus. See hakkas kuidagi. Selles suhtes mina lendan teisipäeval selles suhtes ära Eestist natukeseks ajaks. Ja lähen Hollandisse treenima ennast ja nagu lähen ühe stuudio nii-öelda ühte programmi, lähen sinna loodetavasti üheks nii-öelda hooajaks vähemalt. Ja siis võtan sealt kõike klasse, mis vähegi võimalik on ja juba, kuna ma lähengi Hollandisse, täpselt nagu Amsterdami, siis seal see maastik juba mingil määral ikkagi natukene rikkam. Ja mul on lihtsalt see, et ma lähen sellisesse kohta, kust on tulnud väga palju, kus tantsijad on saanud väga palju võimalusi või siis tutvusi just teha mingisuguseid suuremaid töid. Nii et eks ma võib-olla mingil määral panustan sellele, et ma äkki nagu saab midagi tööd ka, aga ma eelkõige lähen selles mõttes treenimise pärast algselt, sest ma lihtsalt tunnen, et seda ma igatsen väga ja tunnen, et on pikalt puudust olnud. Ehk et sa teed täpselt seda, mida te ennem ka soovitasite, et mine ja tee ja leia need võimalused. Ja selle tegemine ilmselt tegelikult ei lõppe kunagi tantsija karjääris. Kuidas teistel on? Mis te välismaal pole? See on, konkurents on lihtsalt nii tihe ja nii nagu, ma ütlen, et see tase juba praegu, kui mina olin tol hetkel mingi 19-20, siis see tase oli nagu pigem Eestis nagu madal ja see on see, millega mina üles kasvasin. Nüüd ma vaatan neid 19-aastaseid, kes meil siin Eestis kasvõi juba on siuksed niimoodi, et okei, endal on suuhammuli. Ja siis ma mõtlen, et okei, ma peaks nagu veel mingi välismaale kuskile mingi, nagu, et see tase on lihtsalt nii kõrge juba, et ma nagu oskan võib-olla enda jaoks valida mingisugused õiged kohad, kus ma nagu leiaksin endale tööd. Üldjuhul Eesti on praegu nagu piisav põld selle jaoks. Ma olen küll käinud kunagi, ma käisin näiteks Kopenhaagenis Wallmansi auditionil. No samamoodi, sellest on ikka päris tükk aega ka möödas, aga konkurents oli väga tihe. Aga lihtsalt kogemus oli juba väga äge. Et ainuüksi lihtsalt see, et minna nagu auditionitele on juba omaette täiesti nagu hull kogemus minu arust. Et ainuüksi see läbi käia. Ma kunagi töötasin laeva peal ka ühe meestantsiga, kes ütles, et ta elab Londonis, et ta põhimõtteliselt käis 100 auditionil enne, kui ta üldse oma kõige esimese töö sai. Et seal sa muud ei tee, kui need professionaalsed tantsijad ongi igapäevaselt lihtsalt auditionite ukse taga, kus on nagu järjekorrad on tohutult pikad ja muud kui ootad, lähed teed oma kava seal korra ära ja lähed välja ja ongi kõik nagu, et sa ja muud kõik käid niimoodi nagu orav rattas on ja kui sa saad selle ühe töö, siis sellest võib tegelikult avada väga palju järgmisi uksi on ju.
et sa kunagi ei tea. Aga mulle tundub, et kui sa tahad kuskile mingi, ma ei tea, Beyonce backeriks saada, siis ma ei tea, kas see suht võimatu on, aga mulle jällegi tundub nagu, et need nii-öelda maailmatasemel profitantsijad, seal on ka see ring on juba nii nagu kokku nagu tõmmatud, et tegelikult sinna jalgukse vahele saada on nagu päris keeruline, ma arvan. Aga sellegi poolest, kui sa midagi tahad, siis ma arvan, go for it. Päriselt nagu pane all in, katseta, proovi, sa saad isegi nagu lihtsalt, kui sa ei saa kuskile sisse, siis sa saad lihtsalt selle kogemuse, mis on nagu juba väga-väga suur asi. No nii palju võib vist öelda, et mitte proovimine on esimene märk sellest, et sa ei saa seda. Anyway, jah. Jah, välismaal on 100% tutvused. 100%. Anne ka, aga talent ka, aga... Mulle vist tundub, et seal nagu tehakse nüüd auditionid rohkem selle jaoks, et nagu, see on nagu show, et me nagu just kutsume nagu kõik kokku, aga tegelikult nagu koreograafidel või nagu põhiinimestel on juba teada, mis inimesi nad tahavad. Aga noh, päris niimoodi ei saa, et helistan ja kuulge, tulge lihtsalt need inimesed, keda me tahame. Võib, noh, saab nii ka kindlasti. Aga et pigem tehakse seda nagu näitamängu pärast, et kutsume nagu auditioni kokku ja võib-olla me valime sealt ainult 2 inimest, aga kõik ülejäänud 5 on meil juba teada. Me juba teame tegelikult, keda me tahame nagu. Et noh, natuke siuke foul play nagu. Millal sa võid olla see 1-2? Täpselt. Ei tea, absoluutselt. Tuleb olla ikka lootust. Seal välismaal õppimisega või ülikoolis nagu ükskõik mis erialal, seda on väga palju kuulda olnud, et käiakse välismaal õppimas mingis uhkes hästi ägedas ülikoolis ja siis tegelikult tahavad Eestisse tagasi tulla, aga tööd ei ole, sest ei tunne mitte kedagi siin. Et kui sa tahad Eestis töötada, siis ma ei tea, minu soovitus on õpi Eestis. Kui sa tahad välismaal töötada, siis mine sinna juba õppima. Siis sa saad need tutvused sealt ja siis sa saad seal ilusasti töötada ja võt, see on nagu üks koht ka, kus ma arvan, et saab seda välismaa. Ja see välismaa väljend, see kõlab ka hästi uhkelt alati. Aga hästi palju on neid jutte, kus ma käisin Saksamaal nagu mingi esinemas, siis lõpuks oli nagu mingi 5 inimest saalis ja siis nagu mingi suvalises keldrikolkas on ja. Või noh, et seal on ka see, et see välismaa pole jah, et just ei pruugi olla nii glamuurne. Mida sa tead sellest Milanost? Sa oled seal üldse käinud või? Ehk et ei tasu ka üle paisutada neid illusioone, mis tekivad sellega. Aga rääkisime, te olete kõik ka lavastanud. Osad suuremad, osad väiksemad. Kuidas sa teed selle hüppe või see, tahan lavastama hakata? Kas see tuli nagu loogiliselt, kas teid lükati sinna? Või oli selline, et kui ma juba tantsin, siis ma hakkan juba, see on mu eneseväljendus, ma hakkan looma ka. Ma võin alustada. Mina näiteks just nimelt alguses üldse ei mõelnud või selles mõttes, et kui keegi nagu lavastamisest juttu tegi, siis mulle tundus, et ei, et mina olen ikkagi interpreet, et mina olen see, kes selle lavastuse ellu äratab ja oma keha ja hinge sinna paneb. Et ma arvan, et ma mingi hea 5 aastat teatris nagu üldse ei tundnud huvi selle vastu, et ise lavastada midagi. Ja oli ka väga suur aukartus, et issand jumal, sa pead looma nagu sammu haaval teksti, eks ole. Et kes see seda oskab teha. Aga siis kuidagi eks see peab ikka tulema enda sees tegelikult. Ja siis ühel hetkel ka mina avastasin, et vaata, aga tegelikult ma tahan väljendada midagi ja just nimelt tantsukeeles ja mul ei jäänud muud üle, kui ma pean selle lavastama. Ja ma mäletan väga hästi oma esimest numbrit, mida ma lavastasin. See oli üks soolo ühele mehele ja siis see ka kuidagi õnnestus hästi või et ma nägin, et ma saingi selle mõtte edastatud, mida ma tahtsin ja see töötas ja see oli ikkagi selline kunstiline vorm, on ju. Et siis kuidagi hakkas see huvi ka sealt edasi tekkima ja siis hakkad ka teistmoodi vaatama, sest näiteks ma tunnistan, et ega ma vaatasin enne just eriti balletilavastustes hästi palju ikkagi kuidagi, et jälgid seda lugu ja nad enamasti on ju narratiivsed balletid või vaatad hästi palju seda ja et seda vaatavad, kuidas tantsitakse, sest jällegi see professionaalselt, ta teeb nii, et sa jääd nagu mingitesse detailidesse hoopis kinni. Aga siis, kui mul endas lavastuse huvi tekkis, siis ma hakkasin ka hoopis teistmoodi vaatama kõiki lavastusi.
et siis hakkad vaatama neid lavastamise detaile ja mingis mõttes see on nagu palju huvitavam. Ja siis oled ka ise jälle parem tantsija, sest sa oled jälle vaadanud seda korraks kõrval. Mitmekülgsus. Ja siis sa saad aru väga hästi, et nii nagu kui mina lavastan ja kelleltki nõuan ja mida ma siis tahan, et ta teeks, on ju, et ma nüüd ise jälle, kui ma olen jälle tagasi seal selles positsioonis, et minult nõutakse, et kui kuulekas ma siis olen ja mis ja sest mina olen seda tüüpi tantsija, kes on siuke, et ma tean tegelikult paremini, kuidas see töötaks. Et siis ma nüüd oskan natuke paremini, ma loodan seda piiri hoida, et kus on see, et hoolimata lavastajast ma teen nüüd sellise või siis, et siin on ikkagi küllap tal on õigus. Mis see küsimus oli? Et kuidas lavastamiseni... Jaa. Sa oled ka lavastanud. Kuidas see ülikool, ma ei tea, kuidas see tänapäeval on, aga ülikooli sisseastumiskatsel sul on vist 3 päeva kestis ja siis teise päeva lõpus jagatakse gruppidesse ja antakse ülesanne teha mingisugune asi valmis nende inimestega nüüd. Ja siis see on nagu sisseastumisel juba pead mingi lavastama, mingi asja valmis. Ja siis ongi kompositsioonitunnid ja sealt see kuidagi nagu läheb ja nagu ma ei tea, ma tundsin, et vist tahaks. Kohe pärast ülikooli ma ei tahtnud üldse, aga siis see juhtus ka kuidagi hästi nagu suvaliselt. Ma vaatasin kodus üksi mingit muusikali. Ma ei mäleta, kas see oli Chicago või see oli Moulin Rouge või midagi süükest. Panin kinni ja siis mul lavastusidee. Ma ütlesin laua taha, ma panen selle kirja. Järgmine päev kirjutasin sõltumatu tantsulavale ja siis kuidagi nagu vedas ja sain seda seal teha. Mis sellest siis tuli? Sellest... Lammi Tinder oli selle lavastuse nimi, jah. Selline soololavastus oli väga lõbus, aga ma ei ole julgenud ikkagi ühtegi tagasisidet lugeda veel siiamaani 2021 aastal. Ja siis läheb natuke aega mööda ja saad üle sellest jälle, et nii raske on lavastada ja tahad uuesti teha seda. See vist nagu sünnitusega natuke või? Ma ei tea. Ja siis kirjutasin siia Eesti Tantsuagentuuri juhile ja ütlesin ka, et tahan lavastada, mul on idee. Ja siis niimoodi sain. Peab ikkagi nagu olema õige moment selleks, et nad saavad sind aidata ja mingi produktsioonimaja juurde minna abi küsima, aga mul on nii palju, kui ma olen tahtnud, nii palju mul on see õnnestunud praegu, jah. Nagu kui me räägime lavastustest. No mul tuleb meelde, ma olen teinud mingeid üksikuid numbreid, näiteks Laeva Kaanja, üksikuid lavastusnumbreid. Ja mis mul sellega nagu enda jaoks seostub, on see, et lavastajana sa mõtled välja, kuidas kõik asi peaks välja nägema ja kõik koreograafia ja siis sa tegelikult saad aru, et sa lähed sinna saali ja sa ei ole arvestanud, mis sorti nagu tantsijad sul tegelikult on. Ja võt, see on see mõttekoht ja sealt sa õpid ja ühesõnaga jõudsin lõpuks sinna, et iga kord, kui ma midagi lavastan, siis sa pead ikkagi mõtlema selle peale, kes sul on see grupp seal inimesi, mis on nende võimed ja kuidas mina suudan siis nende võimed panna lavaliselt nagu toimima. Et minu jaoks oli see pirni koht mingi hetk, et ma võin ju enda peas hullult mingi ägeda koreograafia teha ja tegelikult, kui mul on ikkagi täiesti mingi, ma teen võib-olla rohkem tänavatantsu ja mul on mingi show-tantsijad seal, kes tegelikult väga ei saa aru, mis ma tahan nendest, siis see lihtsalt ei tule väga, see kukub läbi, ütleme nii, see number. Ehk siis minu jaoks see lavastuskoht, et hea lavastaja on see, kes saab aru, kellele ta lavastab ja kuidas see nagu toimima panna. Et see on hoopis midagi muud, kui olla ise laval tantsija nii-öelda 2 täiesti erinevat asja. Mina küsin ka nüüd uuesti, mis see küsimus täpsemalt oli? Kuidas selle, me rääksime lihtsalt selle tantsijast lavastamine, et kuidas sa selle leidsid enda jaoks, et ma ei taha lihtsalt tantsija olla, mis on lavastamine? Väga mingi klišee, kui ma olen terve elu teatrit ja filmi armastanud väga ja Pärnus üles kasvades ma ikkagist mingil määral kasvasin üles nii, et ma olin tihtipeale mingil moel puutusin hästi palju kokku Pärnu enda teatriga, mingil määral lihtsalt kuidagi olnud seal keskkonnas ja lihtsalt kuidagi teadnud neid inimesi.
ja siis nii-öelda põhikooli lõpp kuni siis mingi gümnaasiumi teine aasta võib-olla sellises vahemikus, võib-olla teete enne vist juba, olin ma ka Endlas 2 etenduses tantsija rollis ka, nii et ma tegin seda, 2 etendust tegin paar aastat. Nii et sealt juba tuli veel rohkem see, ma arvan, et sealt hakkas nii-öelda see näitlemishuvi mul üles kerkima või tekkima. Ja siis, aga siis minu esimene siuke lavastamine oli siis, kui mu gümnaasiumi lõputöö oli mu esimene tantsulavastus. Ma tegin selles vormis oma esimese. Ja see oli väga huvitav, see oli väga kuidagi kerge mingil määral, sest et ma arvan, et see, miks ma tegin seda või miks ma otsusin, et ma teen selle, võib-olla viiski mind sinna selle tegemiseni see mõte, et ma kuidagi, et selle hetkeni ma olingi teinud juba mõne võistluskava ka. Ja siis ma kuidagi tundsingi, et see ikkagi võistluskava tegemine on kuidagi mingil määral hästi piirab mind või piirab seda, kuhu see jutt saaks edasi minna, sest ikkagi me räägime kuskil maks 4-minutilisest tantsust ja sa ei räägi mitte midagi ära sellise aja jooksul. Et võib-olla see oli see mingi push, mis lükkas mind tegema seda. Aga jah, umbes sel hetkel ma tegin oma esimese, siis pärast seda mõni aasta hiljem tuli pakkumine teha Tote tantsustuudios trupile lavastus, kuhu ma siis pärast seda esimest lavastust seal jäin sinna edasi veel õpetama ja jätkasin veel siukse lavastusgrupiga ja nüüd olen paar tükki teinud ja nüüd kõige hiljutilisem oli siuke mu esimene siuke võib-olla suurem, võib-olla uhkem, professionaalsem, mis iganes, kui tahaks öelda. Samuti Esteli alt selline lühitükk tuli välja. See oli väga vahva. Aitäh! Okei. Minge vaadake. Või enam ei saa. Enam ei saa. Võib-olla saab kunagi. Ja ma lisaks, ma ei ole ühtegi lavastust kokku pannud, aga sai ka kunagi trenni antud ja koreograafiat kokku pandud ja edasi õpetatud ja ma mäletan seda, kui palju ma tegelikult ise, kui sa enda koreograafiat teistele õpetad, kui palju ma tundsin, et see tegelikult mind tantsijana selles mõttes arendas, et ma sain aru, mis tunne on olla õpetaja ja nagu see treeneri aju mingi switch käis ja kuidagi ma hakkasin vist ise teistmoodi koreograafiat õppima tänu sellele, et sa oled ise proovinud, et sa saad aru, et seal on nagu see nii keeruline lõpuni teada anda, mismoodi see, mida sa nagu täpsemalt tahad ja samas hakkasin ise nagu teistmoodi võib-olla kuulama teisi nagu treenereid, õpetajaid, et saada aru, et äkki ma lihtsalt vaatamisega ei saagi pihta ja ma tunnen, et see nagu kuidagi mingit õppimisstiili ja tantsimist tohutult arendas nagu mingisuguses mahus. Et see on juba, ma arvan, selle lavastamise ja õpetamise juures hästi huvitav külg, mida võib-olla esimesena ei tuleks selle peale, et sa võiksin tantsijana teistpidi panna mõtlema. Nüüd on vist see hetk, kus äkki teil on mõni küsimus, mida ma ei ole küsinud, mida me ei ole arutanud ja hirmsasti tahaks küsida. Nii, Kottale. Sa mõtled, et kaasaegsed trupid siis välismaal näiteks või? Ja eks need on kindlasti erinevaid, aga nad on väga tihti ikkagi täitsa teatrid, jah, et nad on või see trupp töötab nagu selles mõttes nagu teatri põhimõttel, et nad annavad regulaarselt etendusi, on nad siis rändav trupp või kuskil koha peal. Et jah, et siis neil on regulaarselt nii need treeningud, proovid kui etendused. Või et see peaks olema siis see trupi mõte. No kui nad töötad nagu teatrid, see on niisugune hommikune trenn, lõuna, õhtune trenn. Lõuna, trenn, vahepaus, õhtune trenn. No jah, proovid. Teatritöötajad selles mõttes nagu näitlejad ja nagu balletitantsijad. Või siis kui ongi mingisugused rohkem sellised nagu kollektiiv põhised kompaniid, kus ongi mingisugune koreograaf, kes on pannud kokku mingi trupi endale ja siis nemad võib-olla rändavad rohkem või siis nemad käivad täpselt samamoodi, et kui nagu mina vabakutselisena otsin mingisuguseid väljundeid või mingisuguseid
teatrid või mingid production company'd, kes nagu aitaks mul viia ellu selle töö, siis nemad ka võib-olla kollektiivselt otsivad. Et selles mõttes ikkagi, et isegi välismaal tegelikult on, kuigi jah, et see kompanii kultuur on seal suurem, siis ka seal kompanii tantsijana vahepeal ikkagi ei vea võib-olla välja niimoodi selle poolest, sest et väga paljud ikkagi ei ole ka teatritöötajad. Või on siis hästi palju ka selliseid truppe, kus, mis on nagu, ongi projektipõhised, et need kutsutakse kokku mingiks projektiks ja võib-olla see projekt kestab päris mitu aastat, et neil on mingid lepingud mingite kohtadega ja nad annavad etendusi võib-olla isegi jah, mitu aastat. Aga siis on ka kõik, või on sellised väiksed trupid, kus see tuumik on tegelikult hästi pisike, aga nad otsustavad nüüd välja tuua mingi suure produktsiooni, on ju, siis on auditionid, me võtame juurde 20 tantsijat ja lepingud on 9 kuuks, noh näiteks. Ja siis sa tead, et täpselt, et võt selleks ajaks täpselt seda ja sa hakkad täpselt seda ühte asja siis tegema. Aga no jällegi tegelikult see on ülihea võimalus, kui mingi sellise asja saad, sest siis sa saad proovida esiteks, et kuidas siis on sellises teatrivormis nagu töötada. Sind nähakse. Ja kui sul see huvi on endal olemas, siis seda enam on pärast lihtsam otsida siis edasi, et kas kusagil on siis võimalik kuhugi sellisesse tuumikusse sisse saada, et noh, kui tahad. Meri on see küsimus oli. Aga ma siis küsin ise, kui teil ei ole küsimusi. Me oleme rääkinud siin kogemustest ja tore. Ma arvan, et enne kui me laiali lähme, siis ikkagi tahaks rääkida, kas on mingid sellised varjuküljed, millest väga ei räägita, millega olete kokku puutunud, mis on nagu selline asi, et noh, tore küll, aga vaata see on nüüd küll, et varvad valutavad kogu aeg. Mis on füüsiline vaimne, mis on nagu sellised asjad, millega võib-olla ei arvesta, kui tahad ilmselt tantsijaks ja tantsukarjääri taga ajada? Ma arvan, et Eestis jällegi, ma arvasin, jah, et kuna Eestis neid võimalusi on vähem, aga kuna me oleme väiksem kogukond ka, siis siin on kindlasti lihtsam mingil määral läbi lüüa, ma arvan. Et aga kui sul on juba siuksed väga suured unistused äkki, siis ikkagi võib-olla see ei on väga valus ikkagist ja väga raske, kuigi et alati öeldakse ikka, et see iga ei on mingi samm lähemale sellele jahile või whatnot. Kuigi et seda on väga raske selles mõttes selles hetkes võib-olla endal kinnitada. Või mu enda kogemus oli see, et ma käisin üle-eelmine aasta vist. Käisin ülikooli katsete välismaal selline kool nagu Godards, mis asub Rotterdamis. Ülikool, millel on hästi tugev tantsu eriala, meil õpid tantsu sealt, väga paljud sealt lähevad edasi suurtesse kompaniisse või teatritesse tantsijateks. Ja ma mõtlesin, et lähen ikka, mis seal ikka, et ma nagu vaatan, mis repertuaar sellel koolil on ja tunnen, et see on väga miskit, mis mulle meeldib. Ja mina ei ole balletitantsija. Ma olen balletti natuke saanud, ma olen tantsutehnikat natuke saanud, aga kaugeltki sellest. Ja siis tegemist on siis Hollandi kooliga, aga katsed näiteks toimusid erinevates kohtades. Ja mina läksin Prantsusmaale, Marseille'sse läksin katsetele. Astun uksest sisse ja juba see naine, kes mind vastu võttis, oli siuke vanem naisterahvas, prantslane, kes viis läbi meie balletitundi ja küsis ka, et mitu korda nädalas sa balletti teenid, ma mingi Pool. See on pool nädalas. No igatahes ja siis jutud ja siis ma astun sinna Black Boxi sinna teatrimajja sisse, kus need katsed toimuvad ja siis mulle vaatab vastu umbes mingi 60 minust nooremat tantsijat, kes on kõik täielikud full balleriinid ja siis ma saan aru, nüüd on kõik. Nüüd ei lähe see üldse läbi. Ja muidugi sealt ma sain selle esimesest voorust, ma ka edasi juba ei saanud ja see nii-öelda ei oli ikkagi natukene valus, aga ma olen hästi tänulik, et ma selle kogemuse läbi tegin, sest ikkagi jällegi kasvõi see mingi väike katsete periood või see workshop, mis sa vahegi väikselt teed, seal ikkagi juba annab ikkagist juurde, kui sul on see mental stability, I guess, et suudad ikkagi, isegi kui sa kukud läbi selle täielikult, mida ma tegin, see balletitund oli täielik katastroof, aga see oli väga mõnus ja see oli väga raske, aga mulle väga meeldis see.
kuidas öelda, jah, ei on vastik, aga aitab kaasa, kui sa võtad rahulikult sellest. Mida kiiremini sa suudad nagu leppida selle eiga või saada aru, et miks ei tuli, seda kiiremini sa saad sinna jahi poole hakata pürgima, et kui sa oled nagu nii, ma olin küll parem kui nemad seal, ma ei tea, miks ma ei sain, siis siis hoiad kinni sellest teist ja oligi nõme trupp. ja, just, et siis saab edasi minna. No, väga palju asju ei tohi nagu üldse isiklikult võtta. Ja. Et väga kindlad projektid võib-olla otsitakse, me tahame ainult blondiine, me tahame ainult lühikesi tantsijaid, me tahame ainult mis iganes. Ainult lühikesi tantsijaid. No siis ma olen alati ainuke pikk tantsija ja siis ma mõtlen, okei, kas ma nagu peaksin olema siin või mitte. Aga et ja tihtipeale otsitakse mingitesse projektidesse väga kindlaid mingi välimuse, mille iganes poole nagu mingid inimesi ja kui sa saad selle ei, siis see on nagu okei. Ja, lihtsalt mine edasi. Ja alati sa ei saa põhjendust, et miks sa said selle ei. See on harva, kui sa... Toas mingi vaat kõik on balleriinid, blondiinid. Ei ole. Me oleme jõudnud enam-vähem vist lõppu. Kas teil on midagi, mis jäi ütlemata meie armsale noorele publikule, mida te kindlasti tahaksite käsi või näppu vibutades toonitada ja kindlasti veel välja tuua, mis nad saaksid endale täna lõuna kõrvale jälamiseks võtta? Lihtsalt siuke nagu, te olete veel noored, teil kehad on värsked, aga meil siin Eestis läheb külmaks. Ja kui te saate vigastada, siis teil ei ole hooaja keskel aega taastuda. Nii et hoidke oma keha. Tulge varakult saali, saage soojaks ja siis hakake jalgu viskama või nagu kõige suvalisem mingi hüppeliiges või sõrme, ma ei tea, kõik hakkab sind segama ja... Selg olgu soojas. Praktike ei ole absoluutselt lõbus. Pikad sokid, pikad püksid. Nii, Kiiru on sul. See on igatahes väga good point ja ei, mina tahaks muidu öelda lihtsalt nagu ikkagi hästi niimoodi inspireerivalt, et kui see ikkagi, kui süda kutsub, siis tuleb minna ja tuleb proovida ja tõepoolest eisid ei ole vaja karta. Keha on sinu instrument, loomulikult sa pead tema eest väga hästi hoolt kandma, kuulama seda. Aga paratamatult on see, et ega kõrgemale ja kaugemale jõudmiseks me peame iseenda piire siiski kogu aeg nihutama, nii et see on ka nii, et jah, et sa pead enda eest hoolt kandma, aga sa pead ennast ikka kogu aeg ka nagu selle järgmise tasemeni niimoodi nihutama. Et seal tuleb leida see peen balanss siis, et mitte endale liiga teha ja et jõuda kaua siis tantsida. Põlvekaitsmed. That's on väga unpopular opinion, aga ma ise vihkan neid, aga peab. See 12 aastat, mis ma tantsija olin, ma oleks peanud palju paremini oma põlvede eest hoolt kandmast, nagu juba praegu on see nagu põlved olutavad ja ma ei ole üldse nii pikalt elanud, et kindlalt põlvekaitsma, et ma kirjutan selle. Näed, siin on kindlasti meil kaasaks tantsijad ka. Ma tean, et see nii tropp võib ülilõbus olla, aga palun tee seda põlvekaitsmega. Ja ühe korra siis, kui sa laval teed, võid ära võtta seda. Ühe korra. Jah, kaitse ennast. Mul ei ole vist lisada, ma arvan, see sama tervis, mida on hullult vaja hoida ja olge hästi avatud. Vastupidi sellele, mida mina olin nagu kogu aeg nagu hästi nii, siis ma enda kogemusest võin öelda, et see avatus ja sotsiaalsus tegelikult aitab hästi palju. Mida ma ei väsi ütlemast, kui ma ise mingid klasse annan, sest ma tean, et veeldi kui vahepeal, kui on mõni uuem inimene, kui on mingi avatud klass ja kes ei ole nagu õpilane, aga täpselt samamoodi nende workshopidega, kui on või töötoad, mis iganes ja veel eriti, kui on võib-olla mingi välismaa koreograaf tuleb ja siis sa oled seal niimoodi ja mis iganes. See klass on koht, kus sa pead kõik sassi ajama. See klass on koht, kus sa teed kõik oma vead. Palun ärge kartke vigu teha. Don't be afraid to look stupid. See ei ole audition, see ei ole see, et sa oled järgmine päev lavale nüüd seda perfektselt esitama, et nagu aja kõik sassi, mis sa vähegi saad nendes workshopides ja klassides. Ja et see on koht, kus sa treenid.
ma tean, et kohe, kui see mingi hakatakse gruppe tegema ja tuleb see kaamera püsti, ma olen täpselt samasugune, et ma võin selle klassi killida, aga siis tuleb see kaamera ette ja siis ma olen seal jah, okei. Et jah, seda on lihtne öelda, raske saavutada, aga lihtsalt üritage alati meeles pidada, et it's okay to make mistakes. Vaatan, et tehke vigu, jumala eest, palun tehke oma väed kõik. Rassismi eest. Jaa, vähemalt rassismi eest. Ja ära jaluta minema selles mõttes. Kõik on aru saada? Panite kirja, võtsite loonaks kaasa nüüd peale kõik. Triinu, Allar, Kristi, Mark, suur aitäh, et te oma kogemus meiega jagasite.